Tere tulemast Point TV-sse. Mina olen Anton Lember ja täna räägime vahelduseks hübriidkaameratele ja kompaktkaameratele ka natukene klassikalistest peegelkaameratest. Täna on Point TV-s minu kaaslaseks Pentaxi uus K50 ja K500. Nende kaamerate juurest ei leia mitte midagi tohutu uut, enneolematut, maailma rabavat innovatsiooni. Nende kaameratega on võetud väga konkreetne suund. On võetud kõik parimad palad, mis Pentax on suutnud fotomaailma tuua, pandud nad ühte korpusse kokku ja püüdnud lihvida nendest nii ideaalse teemandi kui võimalik. Need omadused, mis nendel kaameratel head on neil lisaks ka mitmed omavahel samad. Ja üks nendest on nende sensor, mis on 16 megapiksliga CMOS sensor, mis võimaldab kasutada ISO tundlikkust kuni 51200. Järgmine omadus, mis on nendel kaameratel antud hinnaklassis unikaalne, on see, et pildiotsijas on kasutusel pentapeegli asemel ühest optilise klaasitükist välja lihvitud pentaprisma. Pentaprisma annab selle, et vaade läbi selle pildiotsija on selge, terav ja hele. See vaade on suur ja tal on 100% vaateväli. See tähendab seda, et erinevalt paljudest kaameratest, millel nähtav pilt pildiotsijas on natukene kitsam kui see, mis pärast pildile jääb, siis siit pildiotsijast näeb täpselt õiget kadreeringut. Erinevalt sellistest kaamerabrändidest nagu Canon ja Nikon on Pentaxi K50 ja 500 mõlemal olemas stabilisaator, aga see stabilisaator on kaamera kere sees ja nihutab sensorit, mitte objektiivi sees. See tähendab seda, et stabilisaator töötab ükskõik mis objektiiviga, mis siia ette keeratud on, ja lisaks on seda stabilisaatorit kasutatud sellise funktsiooni jaoks, millega saab siis, kui kaamera on statiivi peal paigas, väga täpselt ja peenelt korrigeerida kadreeringut. Järgmine ühine hea omadus on nendel kaameratel ekraan. Sellel ekraanil on ligi 1 miljon pildipunkti, mis võiks olla tänapäeval standard, aga väga paljud kaameratootjad on siiski jäänud soodsamate peegelkaamerate puhul madalama resolutsiooniga ekraanide juurde. Lisaks on siin korpusest rääkides. Korpus tal näeb välja suhteliselt lihtne ja diskreetne, aga mõned huvitavad asjad siin siiski on. Näiteks on tal valikuratas nii esiküljel kui tagaküljel, mis on üks omadus, mida ka sageli kiputakse soodsama otsa peegelkaameratele ära jätma. Aga see on siiski väga mugav lahendus näiteks ka täismanuaalprogrammis säri ja ava eraldi muutmiseks. Taaskord Pentaxile unikaalselt saab nende kahe kaameraga kasutada lisaks komplektis olevale liitiumioonakule ka 2A mõõdus akusid või patareisid ehk neid kõige tavalisemaid mänguasja patareisid. Selle jaoks tuleb juurde osta eraldi müüdav raam, kuhu sisse neid panna ja siis saab siia 4 patareid sisse panna ja töötada ilma spetsiaalakuta. Kõik seni mainitu on nendel kaameratel mõlematel olemas. Ja kui kaamerad endid vaadata, siis võib ka arvata, et peale nimetusse trükitud lisanulli ei ole neil kaameratel mitte midagi vahet. Esimene vihje nende erinevuse kohta tuleb objektiividel, mis näevad pisut teistsugused välja ja K50 objektiivil on ette trükitud tähis VR. See tähistab ilmastikukindlust. K50 nimelt on igas väiksemas ühenduskohas tihend, mis muudab ta täielikult ilmastikukindlaks ja see K50 on ka kõige soodsam kaamera, millel selline omadus olemas on. Kui soovid 200 eurot kokku hoida, saad sellest loobuda ja võtta K500, mis, kui sina kardad vihma, kardab ka tema natuke vihma. Lisaks ilmastikukindlusele on nendel kaameratel ainult 2 erinevust omavahel. Esiteks see, et K50 kuvatakse pildiotsijas pildistamise ajal see punkt, millele on teravustatud väikese punase tulukusega otse pildi peal. K500 seda ei ole. See on väikene lisandfunktsioon, mis annab natukene enesekindlust teravustamise ja teravuse hindamisel. Ja teine erinevus on see, et K50 on olemas digitaalne lood, millega saab ekraanil ja pildiotsijas ilusti paika sättida selle, et kaamera oleks otse. K500-ga peab selleks kasutama kas sisetunnet või siis statiivil olevat loodi. Sellised on Pentaxi uued peegelkaamerad K500 ja K50, mis mõlemad on igati head kaamerad, millest ühe võib võtta kaasa ka kalale, teise võib kaasa võtta igale poole mujale.